Tere! Mina olen Triin Muiste. Ma olen toitumisterapeut ja elamuskoolitaja. Ja mulle meeldib öelda see, et ma viin inimesi tervisliku toitumiseni, sest ja minu jaoks on oluline ka see, et tervislik toitumine oleks nauditav. Kaks olulist teemat ongi minu jaoks hästi olulised, et üks on siis selline tervislik ja tasakaalustatud toitumine ja teine on maitsenaudingud sellest. Ja et viimase aasta jooksul ma olengi teinud seda, et olen õpetanud erinevatele inimestele tarbima rohkem köögivilja. Kui palju sina köögivilja tarbid? Aga rohkem ma endast ei räägi. Ma tahan rääkida hoopiski Persooni brändi akadeemiast. Ja see oli üks tõuge minule just tegeleda selle sama 5 köögivilja väljakutsega. Sest enne seda oligi, et ma olin harjunud tegema koolitusi avalikus ruumis või kogu aeg olid nagu inimesed olemas, aga nüüd järsku oli see, et publik oli kadunud ja ma pidin selle publiku kuskilt kätte saama. Nii et minu jaoks tuli Persooni brändi akadeemia täiesti õigel ajal. Ja kuidas see minuni jõudis? Mu sõbranna, ühesõnaga mina olin kõigepealt mõelnud sellele, et kuidas nagu leida nagu tõesti, et kuidas saada inimesi paremini kätte, kuidas ma tõesti jõuaksin õigete inimesteni, kuidas ma saaksin neid paremini aidata. Ja siis vastus tuli täiesti ootamatult. Rääkisin üks päev sõbrannaga, kes teatas, et tema oli leidnud sellise koolituse ja tema pani nüüd ennast kirja. Mõtlesin, et oota, räägi mulle, mis asi see on. Ja ma olin vist 3 lauset tema jutust ära kuulanud, mõtlesin, et nii, anna mulle see link, mina panen ennast kohe kirja. Ja seda ma tegin. Ja olin siis, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ma olin Persooni brändi akadeemia siis nii-öelda esimene, üks kõige esimese grupi vilistlane, mis toimus siis veebis. Ja see Persooni brändi akadeemia andiski mulle juurde seda, et ma õppisin kõigepealt iseennast paremini tundma. See raamat, mul on see kotis kaasas, aga mul ei ole seda praegu siin samas käepärast. See raamat üksinda, ma tundsin, et võib-olla ei oleks nii palju andnud, aga see sama inimeste toetus sinna juurde, kuidas Evelin ja Oliise just siis nagu aitasid kaasa, juhtisid sind õigete küsimusteni. Nii et mul on just hiljem olnud juhus, kus üks tuttav ütles, et ma lugesin selle raamatu läbi, aga ma ootasin nagu natukene enamat. Siis ma ütlesin talle, et tead, pane ennast sinna veebiakadeemiasse kirja, sellepärast, et siis sa näed päriselt, et mida sul on vaja teha selleks, et jõuda kuskile. Ja see, mida siis ma veel tahan öelda, on see, et mis mulle meeldis. Mulle meeldis näiteks see, et meile määrati alguses kohe ka sellised vastutuspartnerid. Ja ma tunnen täna ka, et kuna ma olen selline üksinda või sihuke eraettevõtja, tegelikult praktiliselt üksinda, jah, mul on selline toetusmeeskond küll ka, aga siiski olen ju üksinda oma ettevõttes palgal ja nagu väga raske on teinekord saada seda abi, siis on vaja seda kedagi kõrvale, kellega sa saaksid ikkagi päriselt läbi arutada mingid asjad, kes ütleb sulle ka, et kuule, et ära tee ennast nii palju maha. See on minu arust nagu tavaliselt meie probleem, et me teeme ennast nii palju maha ja ise teadmata, et kui palju väärt me tegelikult oleme. Nii et see sama akadeemia andiski mulle seda, et ma ise õppisin ka ise ennast rohkem väärtustama. Ja minu jaoks üks hästi lahe kogemus siin oli see, kui ma alustasingi selle 5 köögivilja väljakutse reklaamimist. Algusest nagu tavalisel moel, nagu ma olen ikka teinud, oma siis kodulehel, siis Facebooki lehel, siis ettevõtte Facebooki lehel. Aga siis just, et mõeldes siis Persooni brändile, mõtlesin, et tegelikult olen mina ju see, mina ise olen oma selle ettevõtte bränd ja mõtlesin, et hea küll, mis iganes, et ma nüüd lõpuks teen selle otsuse, et ma astun nii-öelda oma sõprade ette ka välja. Kõik ju teavad, et ma olen toitumisterapeut, arvasin seda, et kõik teavad, et ma olen toitumisterapeut, kogu aeg mõtlesin, et mis ma neile seda infot ikka jagan.
aga sellel hetkel, kui ma tegin selle otsuse, et okei, ma panen kõikidele info, ütlen, kes ma olen, mida ma teen ja mida ma saavutada tahan, siis ma olin šokeeritud sellest tulemusest. Ma olin šokeeritud sellest tulemusest sellepärast, et kui mu ettevõtte lehel, kui ma midagi postitan, siis seda jagatakse. Jagatakse olenevalt postitusest, mingisugune kuni 10 korda näiteks. Ma panin üles siis ühe päeva jooksul oli mul, kui ma õigesti mäletan, siis esimese päeva jooksul oli mul 25 jagamist. See oli minu jaoks siuke, nagu päriselt nii see asi toimibki või? Ja ma olin nagu hästi šokeeritud sellest, aga ma nägin, et see päriselt toimib. Ja siis ma sain sellest rohkem julgust, ka ennast nii-öelda esile tõsta ja võib-olla rääkidagi endast rohkem ja võib-olla teha endast rohkem pilte ja videosid. Tunnistan ausalt, et ega ma olen natukene veel ikka lapse kingades selles osas, aga ma tunnen, et ma olen väga suure sammu edasi astunud ja seda kindlasti tänu Veebiakadeemiale. Ja kui mul küsitakse teinekord seda, et kas ma soovitan seda kellelegi teisele ka, siis absoluutselt. Mitte ma ainult nagu ei julgeks seda soovitada, vaid ma soovitangi seda, sest kuna ma koolitan ka toitumisnõustajaid, siis igale alustavale toitumisnõustajale ma olen öelnud, et kui sa päriselt tahad oma äriga midagi teha, siis ole hea, võtta see raamat, võtta see link ja mine palun sellele koolitusele. Et iseasi, kui palju neid see kohale jõuab, aga minu arust on see oluline, et üleüldse ka alustavad ettevõtjad võiksid seda kindlasti teha. Ja miks ainult nagu mõelda ettevõtjate peale? Et iga inimene võiks mõelda iseenda peale. Et kui ma olen selles olukorras, et ma tegelikult ei tea, et mida ma siis saada tahan, kuhu ma jõuda tahan, siis see on see koht. Ehk siis, et võtta see raamat ette, võtta appi Veebiakadeemia ja tee enda jaoks otsus ära. Nii et minu jaoks on see oluline. Nii et see on see koht, kuhu persooni bränd mind on viinud ja ma praegu tunnen, et mu nagu vahel on selline tunne, et tahaks nii-öelda kordusakadeemiat, et natukene nagu edasijõudnute varianti, aga ikka veel sellist nagu natukene nagu seda müksamise tunnet sinna kõrval, et kuule, et sa saad hakkama küll, mine edasi lihtsalt. See on see.